Tere õhtust, head inimesed, kes on saalis, kes on kodus. Mul on hea meel, et Jumal tahab mind kasutada. Ja ma tahaks kõigepealt tuua välja selle südame soovi, mis Jumal mulle siia tulles südamele pani. Ma tahaks paluda alandlikkust. Ma tahaks paluda alandlikkust endale ja kõigile teistele, kõigile kuulajatele. Ma tahan panna maha oma ego, ma tahan panna oma mõtted, oma emotsioonid. Ma seda tunnistust ette valmistasin, siis ma kirjutasin võib-olla 10 lehekülge ja see oli väga põnev rännak. Aga hetkel ma tunnen, et ma panen selle kõik kõrvale. Ja ma tahaks lihtsalt rääkida, mis Püha Vaim toob ja anda talle au. Ehk siis need sõnad on tema poolt saadetud ja need sõnad, mis jäävad välja ütlemata, ilmselt ei ole siis olulised. Ja ma tahaks kindlasti kõigile meelde tuletada, et selle teenistuse ajal on üks telefoninumber, et kellel vähegi on südames midagi rasket või vaimselt häirivad, siis kindlasti kasutage seda võimalust. Ja see on huvitav teema, sellepärast et tõepoolest on kummaline mõelda, et ma olen elanud depressiooniga umbes 20 aastat ja see ilmselt kujunes mõnes mõttes minu identiteediks, et jube keeruline rääkida 15 minutiga oma identiteedist. Aga Jumal teeb selles mõttes tänuväärset tööd, et ta on palju asju lasknud ära kustutada. Ja mul oli päris raske meelde tuletada, mis elu see oli. Ja võib-olla ma väga pikalt sellele peatuski, mis see depressioon on ja mis see minu kogemus on, sest ma arvan, et kõigil on ta erinev. Ja pigem peatuks sellel, mis Jumal on teinud viimase aasta jooksul minu elus. Võib-olla siis alustakski algusest, et tulles nagu asja juurde, igal lool on oma algus ja meenutades siis aega umbes 20 aastat tagasi, kust esimene selline depressiooni episood peale hakkas, siis tegelikult oli see seotud mitme sellise olulise stressifaktoriga, mis kuidagi elus kokku sattusid. Et ma vahetasin töökohta, läksin teisele tööle, sain edutatud, tundus kõik tore, õnnelik ja ma vaikselt proovisin sisse elada, samal ajal olid väga keerulised peresuhted ja nende keeruliste peresuhete taustal ma otsustasin alustada oma maja ehitamist. No, ütleme nii otse välja, et halvemat otsust ei saaks teha, aga siis ma arvasin, et äkki saab nii. Ja kuidagi need asjaolud kuhjusid nii, et ühtäkki ma avastasin, et ma ei saanud tööl hakkama. Ma ei saanud aru, mis seal toimub, ma ei saanud aru, mis minult oodatakse. Ma olin ühel hetkel avastasin, ma olen täielikus segaduses. Ja samal ajal käis maja ehitus, ma varastasin tööandja aega selleks, et korraldada maja ehitust. Ja samal ajal pereprobleemid jätkusid, nii et 3-4 kuu pärast siis sain aru, et mul on mingisugune häire või tõsine mingisugune probleem, kuna ma võtsin 10 kilo alla, siis oli töö juures istusin ja higistasin nagu märk kaldsõhtuks. Ja ainuke mõte oli, et keegi mind ära ei ajaks. Ja ma täna tahakski võib-olla peatuda just nagu töö kontekstil, kuna see töö osa just Eesti meeste elus on hästi oluline. Töö, raha teenimine, pere ülalpidamine, need teemad. Et mul oli ikka totaalne hirm, et mind aetakse ära. Ja ma ise muidugi andsin hoogu juurde. Ja siis mingil hetkel läks asi nii hulluks, et
et ma suhtlesin küll emaga hästi tihedalt, ma helistasin talle iga päev, me rääkisime tunde. Ja ühel hetkel ta elab Rakveres, ta sõitis Tallinnasse, põhimõtteliselt võttis mind käe kõrvale ja viis Paldiski maanteele. Aga ma arvan, et seal juba Jumal andis armu ja ma sain järgmisel päeval haiglasse, asjad paranesid üsna kiiresti. Ma sain täiesti Jumalast vist uue töö, mis mind väga huvitas, ma seniajani töötan sellel positsioonil. Ja justkui sain sellest välja. Aga mingid ajad läksid ja see probleem tuli tagasi. Võib-olla ma endamisi mõtlen, et see haigus on võib-olla nagu herpes, ta on sul kuidagi veres ja teatud keskkonnas või asjaolude kokkusattumisel ta siis avaldub. Ja selle haiguse nimi võib olla ka saladus, võib-olla ka pettus. Tegemist on nagu enese petmisega. Kui me hoiame enese petmist saladuses, siis tagajärjed võivad olla tõesti katastroofilised. Aga mis ma mäletan oma depressiooni aegadest, ma olin nii naiivne, ma läksin oma perearsti juurde ja ma teadsin, et ma tahan ennast ära tappa. Ta ütles selle peale et see on kõige egoistlikum ja mõttetum tegu, mis sa üldse teha saad. Jah, sa võid nagu pääseda oma valust, aga sa mõtled oma lähedast, oma abikaasa, oma laste peale, et sa põhjustad neile eluaegse trauma, süütunded, hingepiinad, et kui sa vähegi võid, ära tee seda. Ja kogu selle 20 aasta jooksul võib-olla see mõte hoidis mind ka elus, et ma ei teinud seda. Küll ma kaalusin igasugust erinevaid variante ja nüüd viimastel aastatel siis oli see võib-olla juba elukogemusest see selline alalhoidlikkus juba nii, et ma otsisin selliseid pehmemaid variante, et kuidas siit elust jalga lasta ja võib-olla see tundub imelik, ma kadestasin vähihaigeid, et nad saavad siit elust siiski ausa näoga lahkuda. Aga ma ei tea, Jumal hoidis mind ja midagi hullu ei sündinud. Vahepeal oli tõuse ja mõõnasid, vahepeal tõesti mõned aastad olid täitsa okei, et äriliselt läks hästi, tööl läks hästi. Justkui nagu enam-vähem ikkagi tulid teatud aastatel need mõõnad. Ja selle perioodi jooksul ma suutsin 3 korda seal haiglas käia, ma sain sealt natuke abi alati. Ma arvan, et ma olen 10 kilosid mingit rohte söönud, antidepressante, erinevaid asju. Ma arvan, et ma olen kulutanud sadu tunde psühholoogide ja psühhiaatrite ja teiste arstide aega. Et see võib tunduda nagu kaotatud elu või et oma parimad aastad oled elanud teadmises, et parem, kui seda homset ei tule ja mõttes vabandanud kõigi ees, et ma olemas olen. Aga kui töö kontekstist rääkida, siis see viimaste aastate selline meenutus on see, et kui ma hommikul tõusin, siis ma olin üleni higine jälle, et ma pean tööle minema. Ma kogu aeg kartsin seda, et see tööpäev jääb viimaseks. Ma läksin tööle ja ma panin maski ette. Ma proovisin olla nii rõõmus, kui vähegi saab. Aga teate, depressioonis inimeste rõõm, see on väga kurb nägu. Ja ma püüdsin näidelda, et ma saan hakkama. Ma püüdsin kõigest vähest hakkama saada, hambad ristis. Samas ma tundsin, et mu pea ei tööta, ma olen vati sees, mu analüüsivõime on kadunud kuhugi. Ma ei ole pädev üldse asjades, mida ma olen 15 aastat teinud. Ma imestasin, miks nad mind siin hoiavad, miks nad mind juba ära ei aja. Ma kirjutasin ennast ise maha.
samal ajal, kui ma oma juhiga tegin aasta vestlust, siis ma sain väga positiivset tagasisidet, kõik on hästi, kõik ülesanded on täidetud, mingit probleemi ei ole. Ja siis töö juures ühel hetkel ma tunnistasin ülemusele ka, et see depressioon on väga tugev, ma pean midagi ette võtma. Ja siis 2018 mu poeg viis mind haiglasse jälle. Tulin haiglast tagasi, vaikselt kosusin, püüdsin hakkama saada nii-öelda omal jõul. Püüdsin otsida erinevaid lahendusi, erinevaid ravimeid, uut arsti proovida. Aga see niimoodi kestis selline vatis olek, et lootusetus. Samal ajal ma käisin kirikus, mul selles mõttes abikaasaga edasi, et ta kutsus mind kirikusse, ma käisin kirikus ja see oli hea aeg, aga ma pean tunnistama, et kahjuks olen Jumalast väga kaugel. Ja ma ei tea, miks, aga ma ei jõudnud temani. Nüüd see muutus algas umbes aasta tagasi. Ma ei tea, võib-olla seda on imelik öelda, aga koroona õnnistas mind. Ma sain kodus tööd teha. Ma ei pidanud minema töö juurde maski ette panema. Ma sain kodus teha ja see oli väga hea aeg taastumiseks. See võib-olla oli selline üks etapp. Teine, mis ma tundsin, oli see, et ikkagi keegi hakkas nagu koputama mõistusele ja kuidagi südamele, et kas see diagnoos on õige. Keegi arst kunagi pani bipolaarse häire, aga ma kogu aeg ei olnud sellega nõus, et ma mõtlesin, et ma ei... Kus need rõõmsad hetked on olnud, ma ei leidnud, et kogu aeg on üks must masendus. Aga see piinas mind ja siis ma teatud jällegi juhuste kokkulangemisel jõudsin teise arsti juurde, mulle tehti mingid testid, pandi hoopis teine diagnoos. See oli siis eelmise aasta sügisel. Ja sealt edasi kuidagi need sündmused arenesid, nüüd ma tagantjärgi suudan kindlalt hinnata, et see oli puhas Jumala juhtimine ja see jada. Nii et ma sain vaikselt loobuda vanadest rohtudest, mis olid väga kanged või mürgised. Ja siis kuidagi see võib-olla jälle selline hea juhus või Jumala juhtimine, mis tuli, oli alfakursus siin kirikus, mis tegelikult tõi selle päris muutuse. Ja ma olin ammu ju kirikus käinud, kuulnud, et on olemas püha vaim. Mõtlesin, et kes see on, et ma küll ei ole kohanud, et see on nagu väga huvitav lugu, et võib-olla Jeesusest ma saan aru, ajalooline isik, eks ole, Jumal on ka kõrgel olemas kuskil, aga püha vaim, et sellest ma küll aru ei saa. Ja meil oli selline tore sündmus, et alfa kursuse väljasõit oli, kus oligi eraldi teema, püha vaimu otsimine, palvetamine selle eest. Ja üks hea koguduse õde palvetas minuga ja järsku hakkasid sündima sellised asjad minu sees, mida ma polnud elus kunagi kogenud. Ma ei näe üldse kunagi elus oma elu mingite piltidena või see tundus kõik nii kummaline. Ma järsku nägin suurt valgust enda sees, ma nägin, Jeesus seisab ja ma tundsin, et see valgus kogu aeg paisub, see on nagu selline universumi paisumine, et see nagu ei olegi lõppu, kogu aeg see valgus tuleb juurde ja ma ei saanud aru, kuidas ta mu sisse ära mahub, et see on nagu nii müstiline,
ja siis me palvetasime, ajataju kadus, lihtsalt nutsin ja kuidagi nagu selline üleloomulik sihuke jõud tuli peale ja siis ma kuulsin nagu 3 selget sõna. Hirm, süü ja mure. Ja need olid need ehitusmaterjalid, millest ma olin oma depressiooni üles ehitanud. Ma ei tea, kus need sõnad tulid. Mina ei mõelnud nüüd veel, need tulid. Ja siis need kordusid ja kordusid. Siis läks veel natuke aega, seda valgust tuli juurde. Ja siis tulid need sõnad, et see on maha pandud, see on lõpetatud. Siis ma nägin risti. Ja siis tuli järgmine sõna, et uuesti sünd. Need olid üksikud sõnad. Ja lõpuks ma küsisin, mis edasi, ma hakkasin nagu ise küsimusi, mis nüüd, mis ma veel pean tegema, mis ma tegema. Ja ma sain ainult ühe nüüd lause, armastama abikaasa. Ma küsisin üle, ma sain täpselt sama lause. Ja kogu selle protsessi ajal ma kuidagi olin väga nagu teises ilmas ja see tundus kõik nii kummaline. Ma sain aru, et see on minu elu pöördepunkt ja minu nüüd otsus oli, et kas ma võtan selle vastu või ma kahtlen ja jätan eemale. Aga ma arvan, et kõige olulisem on selle kogemuse, kogu selle depressiooni kogemuse juures see, et ma sain aru, et ma võib-olla kogu selle kaotatud aja jooksul kahetsen 3 kõige suuremat asja. Esiteks oli see, et ma ei olnud Jumalaga. Teiseks see, et ma suutsin ikkagi abikaasa emotsionaalselt üljata kodus ja ma murdsin ta südame. Ja mul on sellest nagu hästi kahju. Ja kolmandaks, et mul on 5 poega, et ma ei suutnud olla neile isaks sel perioodil. Ma tegelesin oma mustade mõtete ja muude asjadega. Aga mis ma tahan öelda, et kõige olulisem, mis mind nagu sel perioodil aitas, oligi kogudus. Kogudus, lähedased, abikaasa, ema. Ja koguduse tegevus oli tegelikult selline väga laiapõhjaline, et paljud inimesed siin aitasid mind oma hea sõnaga, kuulasid ära ja ma tundsin ennast siin väga turvaliselt ja hästi. Keegi ei mõistnud siin hukka. Ja ma tegelikult tahakski nagu selles mõttes tõdeda, et ma küll tarvitasin väga pikalt ja kaua erinevaid ravimeid, käisin arstide juures. Aga see, et ma lõpuks nii-öelda viimase õlekõrjena leidsin kiriku, on selles mõttes kummaline, et tegelikult oleks ju ratsionaalsem alustada ju kõige lihtsamast, kõige kättesaadavamast. On see kirik, kus on seda vaimset meeleparandust ja seda Jumala sõna nagu nii lihtne kätte saada. Nagu lihtsalt ma ei osanud seda teha. Ma ei osanud seda vastu võtta. Ja kui me mõtleme seda, mis tegelikult Eestimaal toimub, see oli ehmatav, et igal aastal keskmiselt 230 suitsiidi. Igal aastal, iga 10 päeva järel lõpetab oma elu üks alaealine. Aga alaealine statistika. Tegelikult sureb keegi meie lastest iga 10 päeva tagant. Ja kui ma küsisin, Jumal, mis sa tahad teha minuga, siis võib-olla see on see teema, et Eestimaa ootab seda Jumala armu. Ta ootab seda, et inimesed, kes vähegi tunnevad vaimseid probleeme või näevad oma lähedastel neid vaimseid probleeme, et nad leiaks tee kiriku juurde. Ei pea kõrvale jätma meditsiini, psühhiaatreid, psühholooge. Kõik on nad omal kohal. Aga võib-olla tasuks ka tulla kirikust läbi, rääkida kristlastega, proovida
seda kõige lihtsamat ravimit, mis on teile tasuta. Ja mida tegelikult on Jumal minu elus teinud, on see, et on täiesti uue pöörde teinud minu väärtushinnangutes. Ma ei ole enam see inimene, kes ma olin 5 kuud tagasi. Ma võin väita, et minu DNA on muutunud, ma olen täiesti teine inimene. Ma võin tunnistada seda, et selle viimase 3 kuu jooksul mul ei ole olnud mitte ühtegi negatiivset mõtet. See meditsiiniliselt tundub natuke uskumatu, sellepärast, et kui su mõttemustrites on 20 aastat ainult mustus ja hirm ja süü ja kõik see, see saast, mis kuri meile on nagu pannud peale, ja nüüd seda ei ole, siis ma saan au anda ainult Jumalale, et see ei ole lihtsalt teistmoodi võimalik. Ta on andnud mulle tagasi mõistuse, ta on andnud mulle tagasi mälu, ta on andnud teovõime, ta on andnud mulle koha perekonnas, mul on uuesti perekonna pea. Ja ma tahan selle abielu kokku liita uuesti, lihtsalt kuna see on Jumal sinu tahtmine. Ja ka minu armastus on selline.